Tere, õpetaja Kairi siin. Täna räägime hariliku murru taandamisest ja laiendamisest. Et hariliku murdu taandada või siis laiendada, peame me teadma murru põhiomadust. Ja murru põhiomaduse teadasaamiseks ja kirja panemiseks vaatame ühte ülesannet. Olgu see ülesande tekst järgmine. Karl jõudis raamatust läbi lugeda 1/2, Markus 2/4, Laura on lugenud 4/8 ja Maarja 8/16. Kas keegi nendest on jõudnud lugeda läbi rohkem kui poole raamatust? Et seda illustreerida, joonestame 4 ühesugust ruutu ja iga nendest ruutudest kujutab siis kellegi lapse raamatut. Esimesel ruudul on kujutatud Karli raamat, kus ruut on jagatud 2 võrdseks osaks, millest 1 on ära värvitud. Ehk see on see osa, mis Karl on läbi lugenud. Teisel ruudul on kujutatud Markuse raamatut, mis on siis jaotatud mõtteliselt 4 võrdseks osaks, millest 2 on ära värvitud. Kolmandal ruudul on Laura raamat, millest on siis, kus ruut on jaotatud 8 võrdseks osaks, millest 4 on ära värvitud. Ja viimasel ruudul on siis Maarja raamat, kus ruut on jaotatud 16 võrdseks osaks, millest 8 on kujutavad läbiloetud raamatut. Ja mis me näeme siit pildilt? Me näeme, et tegelikult on kõik lapsed lugenud võrdselt poole oma raamatust. Ehk siis kui nüüd vaadata neid murru lugejaid ja nimetajaid omavahel, siis mis me näeme, iga järgneva murru lugeja ja nimetaja on järgmisest 2 korda suurem. Ja siit me nüüd jõuamegi murru taandamise ja murru laiendamise juurde. Ehk siis selleks, et murdu taandada, on vaja üles leida murru lugejale ja murru nimetajale ühine tegur, millega saab neid jagada. Olgu meil siin harilik murd 12/18. Me näeme, et mõlemad on paarisarvud, järelikult nii murru lugejad kui nimetajad saab ilusasti jagada 2. Jagamise tulemusena saame 6/9. 6 ja 9 on omakorda olemas ühine tegur, mis on siis 3. Jagame jälle 3-ga läbi, saame tulemuseks 2/3. Samas, kas me peaksime jagama 2 korda, kui me saaksime jagada kohe nende suurima ühisteguriga, mis on siis 6. Ja saame jälle tulemuseks 2/3. Murru taandamise juures ei ole oluline, kas sa teed seda jagamise tehet 1 kord või teed sa seda jagamise tehet 2 või 3 korda. Oluline on see, et sa kasutad ühistegurit ja et tulemuseks on taandatud murd. Nüüd murru laiendamine on siis murru lugeja ja nimetaja korrutamine ühe ja sama nullist erineva arvuga. Ehk siin on meil siis toodud harilik murd 1/5, mille laiendajaks on võetud 3. See tähendab, et me peame 1/5 korrutama nii lugejas kui nimetajas läbi 3-ga ja saame tulemuseks 3/15. Nii,
see, et siis murdu laiendada ja murdu taandada, selleks oli meil vaja murru põhiomadust, mis siis lubab murru lugejat ja nimetajat korrutada või jagada ühe ja sama nullist erineva arvuga. Edu sulle murdude laiendamisel ja taandamisel!